No tere, Oliver. Kuule, räägi natukene meile, et mis olukord praegu Peipsi peal on, kuidas ahven käitub, kas ta on parves, palju teda üldse püütakse praegu? No tšau, Joonatan. Tahad teada ahvenast ja mis toimub Peipsil? Ahvenaparved. Ta on parves, aga ta ei ole ülemistes veekihtides. Istub endiselt põhjas. Ilmselt on asi selles, et vesi on veel soe, 9 kraadi. Ja kui vesi läheb küll külmemaks, siis ta ei jookse enam nii palju landile külge järgi. Aga otsida ta ilmselt on lihtsam, sest ta tõuseb nagu põhjas natuke kõrgema. Et võiks olla nagu see loogika, et see aasta on natukene, asjad on kõik nihkes nii mitu nädalat. Endiselt sööb hästi, pikrips, tavatšigi ka täiesti hästi 3-4 tollised, ei ole mingit probleemi, et ei pea ainult pikalipsuga püüdma. Et see on eelistuste küsimus. Püügiaeg, hommikul pigem vara peale minna, et siukse päiksetõusul või niimoodi võiks juba peal olla. Et ei läheks väärtuslik aeg otsides kaotsi. Et lõunaks ei ole vast väga mõtet kalal minna. Et ongi, et see aktiivsus on siuke 12-1-ni ja peale seda siis lihtsalt suur kala paneb suu kinni ja sa võid kukerpalja visata seal. Et siukest võttu ei ole nagu hommikul. Landi värvid, seinast seina, põhimõtteliselt sööb suht kõike, sama nagu suvel. Mingid eelistused kindlasti on muutunud, aga selle jaoks landikarbid ongi, kus on erinevad värvid. Ja ma ei tea, ega siin rohkem midagi lisada ei ole, et ilmad lähevad küll külmemaks, aga kui tuult ja vihma ei ole, siis see temperatuur ei ole küll nüüd mingi asi, et ei peaks kalale minema. Soe riietus ja termos teega kaasa ja mine sikuta. Ma arvan, et novembri lõpuni käib see püük veel. Kuule, aga suur aitäh sulle, Oliver, selle põgusa ülevaate eest ja egas midagi, kalavetel näeme.